ja väga tuntud tähed. Juna Kim, olümpiavõitja, korealanna. Päris palju ta kõhkles, kas tulla MM-ile, aga otsustas. Viimati naiste üksiksõidus olümpiavõitja, kes samal aastal ka maailmameistrivõistlustel võistles, oli Kristi Yamaguchi aastal 1992. Kõik vahepealsed naiste üksiksõidu olümpiavõitjad pärast kuldset medalit olümpiaajal ei riskinud MM-ile tulla. Juna Kim riskis. Lühikavas, uskumatu küll, aga jäi piruett tegemata. Jäi tegemata korralik spiraal. Oli 7. kohal pärast lühikava. Aga võitis vabakava ja võitis hõbemedali. Ütles pärast võistlust, et oli väga rahul, sest vabakava hommikul veel mõtles, et võib-olla katkestab võistluse. Enesetunne kõige parem ei olnud. Aga austust väärib mitte see, kui me kunagi ei kaota, vaid see, kui me peale iga kukkumist tõuseme. Juna Kim. Masneti ooperist Thais on valinud ta siis muusika selleks demonstratsiooni esinemiseks. Esimene hüppe ei õnnestu, siis teisega Juna Kim üritab ikkagi näidata publikule oma head klassi. See on tema firmapiruett. No Juna Kimi sõidust saab rääkida ainult ülivõrdes. Ta on niivõrd kerge ja plastiline. Iga liigutus on muusikasse. Ta nagu hõljub jää kohal, rääkimata kõigist ilmisutamise spetsiaalsetest elementidest, hüpetest ja piruettidest. Kõik maandumised on väga sujuvad ja pehmed ja pirueti positsioonid lihtsalt sõnulseletamatult kaunid. Väga raske on see hooaja lõpp olnud tema jaoks, eelkõige psühholoogiliselt. Ütles, et nii keerukas oli leida motivatsiooni nendeks maailmameistrivõistlusteks pärast perfektset olümpiat. Nii hästi, nagu õnnestus olümpiaajal uisutada, ei ole selle
uue süsteemi valguses ja võiks ka öelda tehniliselt mitte kunagi varem ükski naine uisutanud. Nüüd selles MM-võistluses pidi ta siis tunnistama maavast saada 6,79 punktilist paremust.